Tänases saates tutvume 2 mehega, kes kasutavad oma üleloomulikke andeid. Ants avastas oma erilised võimed juba lapsepõlves. Hiljem on temast saanud paraloog, kes teeb ravipilte ja mõjutab kosmiliste märkidega inimeste energeetikat. Tema fenomeni on uuritud 80. aastatel väga kõrgel tasemel. Seda on teinud nii Moskva teadlased kui KGB. Antsu tehnilised süsteemid ja paratasand on mõistetav vaid vähestele. Minul on selline võimekus, et kui mina näiteks mingi alkoholipudelit nagu pudeli põhja katsun 3 korda niimoodi, siis peale seda ikka enam ei joo keegi. Tegelikult on siin taga ilmajuhtmete energiasüsteemid nüüd. Ja nii kummaline on, et siin viimasel ajal on hakanud siin väga imelik asju ühel inimesel juhtuma. Teine mees, Ülar, aga kinnitab, et selgelt nägemine ei ole kusagilt antud ega midagi üleloomulikku, vaid igaüks meist võib oma võimeid välja arendada. Tema ise on teistelt õpitu põhjal oma süsteemi kokku pannud ning õpetab nüüd ise mineviku muutmist ja mõttepiirangutest vabanemist. Nagu ta ütleb, selgelt nägemine on inimese loomulik oskus ja igalühel toimib see erinevalt. Aga tegelikult see sama mehhanism ongi meie sisemise või selle vaatlusmehhanism. Sellepärast, et silmad näevad meil ainult valguspeegeldust. Mitte midagi rohkem, absoluutselt mitte midagi rohkem. Ja kõik ülejäänud näeb meie teadvus. Ja ega siis tavalisel inimesel, kes siis nagu öeldakse, ei ole selle kaugvaatluse, kaugmõjutusega tegelenud, siis ta arvab, et kõik on nagu siis ettekujutus, aga minu arust Bronnikov väga hästi ütleb, sinna kui läheb mõte, sinna läheb energia. Milline on mõte? Selline on energia.